gümnaasiumi uksest sisse astudes kergust. Ja selle kerguse tekitasid inimesed, minu lähedased, teie. Mis eristab VHK gümnaasiumit teistest koolidest, on see, et popp on olla tore. Mul ei ole varem olnud ega saaga olema nii palju sõpru, kui seda mul on VHK-s, sest kõik on nii vastupandamatult meeldivad. Igaüks oma moodi. Kes tundis ennast eelmistes koolides erinevana või sobimatuna, siis VHK-s on ta kodus. VHK on kodu, kus me kõik oleme hoitud, saanud vaimutoitu ja julgustust. VHK on armastusega tehtud kodutoit. Ja mis võiks sellest veel parem olla? Aitäh! Lapsevanemate poolt võtab sõna Taivo Liitlegi. VHK-pere. Mina muidugi nii lahe kõnemees ei ole nagu siin eelnevad, aga ma üldse nõustusin Seema ettepanekuga toetades kahele argumendile, et üks oli see, et ma olen siin VHK juures olnud selle idee tekkimisest peale, seega siis enam-vähem 30 aastat
ja teine see, et meie pere viimane laps lõpetab täna seda kooli, nii nagu eelnevatki 3 on selles koolis õppinud ja lõpetanud. Aga nüüd siis asjast. No ma ei tahaks praegu ja kindlasti see mul ka ei õnnestuks kuulajates liigutuse pisaraid esile manada, sest nagu minu enda jaoks oli muusikakeskkooli lõpetamine eelkõige uue ja seni tundmatu elu algus. Nõnda ei tahaks ma ka täna rõhutada möödaniku tähtsust, vaid pigem suunata pilku ettepoole. Kuid targemad inimesed ütlevad siinkohal, et mida sügavamini mõistab inimene oma minevikku, seda paremini suudab ta prognoosida tulevikku. Euroopa koolivõrgustiku rajamise algusaastatel oli kooli ülesandeks õpetuse jagamine ja teatud määral ka kasvatusküsimuste lahendamine. Nõndaviisi oli see ju ka VHK kasvatamise aegu ning on praegugi, milleks me siis ikkagi tundsime karjuvat vajadust kunagi 30 aastat tagasi oma kooli rajamiseks. Ja seda totalitaarse Nõukogude režiimi tingimustes, kus kool oli rangelt ja ainult riigi monopol kommunistliku mõtteviisi juurutamiseks. Tol ajal oli teisiti mõtlemine kuritegu, millega kaasnesid repressioonid. Kuid iga mõtlev inimene mõtles ja pidi mõtlema teisiti, sest valitsev ideoloogia oli mõistuse vastane. Õnneks jätkus tol ajal mõtlevaid inimesi kõikidele elualadele ning seetõttu sai võimalikuks meil oma kooli rajamine ning seetõttu valis peagi kokku ka kogu totalitaristlik Nõukogude kord. Oma kooli rajades ei olnud meil mingit kavatsust tegeleda poliitikaga või riigikorra kukutamisega. Pigem oli meie sooviks ületada lõhe materialiseerunud haridussüsteemi ja inimese reaalsete eluvajaduste vahel. Meie sooviks oli anda kõige muu kõrval õpetust ka sellest, millised valikud võimaldavad inimesel kasvada õnnelikuks ja milliste tagajärjeks on ahastus. Kui ma vaatlen meie koolikorraldust ja õppekavasid täna, pean tunnistama, et oleme oma ideede elluviimisega läbi kukkunud. Oleme kõikidele pingutustele vaatamata samasuguses stagneerunud haridussüsteemis nagu tol ajal, mil alustasime. Ainult välised klišeed ja loosungid on muutunud. Kui varem sisendas kool kommunistliku võrdsuse ja vabaduse ideoloogiat, mis tegelikus elus väljendus väikese võimueliidi privileegides ja kogu rahva vangistamises NSV Liidu piiridesse, siis tänased loosungid on demokraatia, tolerantsus, heaolu, mis tegelikkuses on samuti omandanud diktatuuri karakteri. Kuid samas, kui me vaatame VHK õpilasi ja lõpetajaid, siis on meie koolis ikkagi midagi erilist, mis annab tunnistust sellest, et meie head püüdlused ei ole siiski täielikult luhta läinud. Kõige olulisemaks pean ma siinjuures avatust elule, valmisolekut ja julgust, olla silmitsi teadmatusega, kaotamata samas eneseväärikust ja kainet mõistust. Kuid nendest omadustest on vähe, et teha elus õnnetoovaid valikuid. Seni olete teie, olen mina ja arvatavasti me kõik saanud koolist võime uurida, õppida, võime ennast ületada, võime toime tulla ka ebameeldivate ainete ja õpetajatega. Neid võimeid läheb meil edaspidi rohkem vaja kui konkreetseid teadmisi reaal- ja humanitaarainetes. Nende võimete varal peame leidma vastuse kõige tähtsamale küsimusele. Küsimusele, mis on elu, kes või mis on selle lähtekoht ja mis on minu ülesanne selles elus, et olla õnnelik. Tänapäeva haridussüsteemis on need tabuküsimused. Neid teemasid puudutavad tavaliselt ainult reklaamiasutused, kuid kahjuks mitte õnne, vaid müügiedu huvides.
koha pealt levivad vastukäivad oletused, millest kõige lühinägelikum on see, nagu võiks üks inimesik tekkida ei millestki ja kaduda olematusesse. Ei ole raske taibata, et meie õnneseisund ehk taevariik ei ole kusagil kaugustes planeetide taga. See on meie enda hingeseisund, mis kujuneb meie paljudest meelehoiakutest. Meie meeles ja südames on palju mõtteid, palju himusid. Selleks, et olla õnnelik, peame oskama väärtuslikku välja puhastada väärtusetu hulgast. Nagu kalur sorteerib kalu või pärlipüüdja pärleid. Seni te õppisite matemaatikat, füüsikat, keemiat, kirjandust, keeli, kunste. Kuid nüüd on möödapääsmatu hakata edasi õppima. Õppima seda, mis on hüve, mis on hea, mis on paha, mis on kasulik ja mis kahjulik. Sest eks ole ju võimalik koolis õpitud teadmistega teha nii head kui halba. Kes oli võimekam ja targem, võib seda teha rohkem ja paremini. Kuid kas teha kurja rohkem ja paremini teeb õnnelikuks, isegi kui selle eest hästi makstakse. Ja veel pööraksin tähelepanu ühele olulisele meelehoiakule, millest koolis ei ole võib-olla räägitud. Igal juhul ei näe õppekava seda ette. Üks hea kirikuõpetaja, Harri Haamer, ütles selle kohta kunagi oma jutluses, et teil ei ole midagi, sest te ei palu midagi. Ja see küsimus, et mis on palve, on kindlasti ka üks põhiküsimus. Maailmas võib olukord kujuneda hoopis teistsuguseks ja ettearvamatuks. Palve on ainus vahend, mis annab meile kindlustunnet ka ootamatutes ja ettearvamatutes olukordades. Kuid palvest võib saada ka ohtlik relv, sest segadus ja harimatus oma soovide ja himude hindamisel võib viia selleni, et palume enesele ja teistele õnne asemel õnnetust kaela. Sest kui inimene on püsiv oma taotlustes, lähevad tema soovid ja palved reeglina täide. Me võime paluda ükskõik mida, võime omavahel või ühiskonniti kokku leppida ükskõik milles. Ja see reeglina teostub, kuid elu tegelikkust see ei muuda. Tegelikkuse kõige olulisem osa ehk vaimse tegelikkuse uurimise ja määratlemisega on tegelenud ja tegeleb ka edaspidi institutsioon, mis on üle ühe põlvkonna, üle ühe või väikse inimeste grupi ja mille haare ja ajaline ulatus ületab kõiki need piire. See on kristlikus kultuuripiiris kiriklik õpetusamet. Ja miks ma just tahaksin sellele viidata praegu, sellepärast, et me oleme nüüd õppinud ja loodetavasti õpime ka edasi. Me teaksime sellise ameti olemasolust. Kui me tõepoolest tahame saada vastust küsimisele, mis on hüve ja kuidas võiksime saada õnnelikuks nii ajalises kui igavikulises elus, siis võime kindlad olla, et see institutsioon on pädev sellele küsimusele andma sellist vastust, mis toetub reaalsusele. Nõnda nagu tänapäeva teadus tegeleb füüsilise ja psüühilise tegelikkuse avastamisega, nõnda hoiab alal ja avastab kiriklik õpetusamet teadmisi selle kohta, mis toimub meie hinges ja vaimus. Mul on tuline kahju, et neid teadmisi pole ette nähtud koolides jagada. Ometi just nende teadmiste jagamiseks koolide võrgustik Euroopas rajati. Me oleme üle võtnud süsteemi, kuid jätnud kõrvale sisu, mis oli süsteemi rajamise põhjuseks. Nii meie kultuuri baastekst ehk pühakiri kui tänapäeva maailm räägivad palju armastusest. Külastasime hiljuti meie väikse VHK õpetajate grupiga Petseri kloostrit ja selle tipphetkeks oli kohtumine ühe professionaalse eripedagoogiga Munga ja Igumeni Bizantiga, kelle hoole all on 300 kodutut last.
ja tema esitas meile küsimuse, et mis on siis, ütleme, pedagoogikas, millises teos väljendub kõige rohkem armastus. Ja me ei osanud esmapilgul sellele keegi vastata. Küll pakuti kohuse täitmist, ohvrimeelsust ja erinevaid muid asju, kuid siis lõpuks ta ütles, et see on tähelepanu. Alles siis, kui pöörame oma tähelepanu sellele, mis on elu ja kes on selle allikas, alles siis suudame osutada piisavalt tähelepanu oma enese ja oma hoolealuste elule ja isikutele. Soovin teile kõigile edasiminekut elu mõistmisel ja armastamisel. Tees seda nüüd juba täiskasvanu kombel. Ja ongi kõik tunnistused jagatud, kõned peetud. Klassijuhatajad juhatavad nüüd õpetajad kirikust välja ja viimase muusika esitab siis Jaak Johanson, 1000 tänu. Pildistamine on kell 4 dominiiklaste hoovis. Arvan õnnitlemiseks, et lähme kõik Vene tänavale, et me ei seisa siin ees, vaid lähme tänavale. Ma saan aru, et see ongi nagu selline teele saatmise ümin laul teile. Ja sulle Kristjat ja Kaarlit lahti. Ja siis me ümiseme, seda võib kaasa ka ümiseda. Vaat see tõepoolest alati kostab nii kuidagi ehmatud, et kustutatakse gümnaasiumi nimekirjast. See on täiesti selge, et ei kustutatud ei mitte kuskil. Praegusel ajal teatavasti üldse serveritest ei saagi päris midagi ära kustutada. Ei füüsilistest ega metafüüsilistest veel vähem. Et head teed teile minna ja toogu see tee teid rõõmsalt ka ringidega aega siia tagasi klaada. Ja
No, kamerayı değil. Bir dur.